ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 30, nii et oleme jõudnud üheskoos õnnelikult 4. kümnendisse. Ärikäigus räägime inimestega, kes on oma ettevõtlikkuse ja energiaga meile silma hakanud. Samuti tuleb siin saates juttu neist teemadest, mis ettevõtjatele laiemalt kasulikult võivad olla. Eelmises saates rääkisime lähemalt AI tööriistadest. Täna tuleb aga juttu keskkonnast nimega LinkedIn ja sellest, kuidas see iseenda ja oma ettevõtte kasuks korralikult tööle panna. Tere tulemast ärikäiku, LinkedIni fänn ja koolitaja Indrek Põldvee. Tervitused kõigile. Ja meil on täna siin stuudios ka siis sinu ettevõtte B2B Growth müügijuht Apollo. Ja, kes saab just kohe varsti 1 aastaseks. Et kes siis aru ei saa, kes ei näe seda pilti, mis toimub, et siis tegemist on Labradoriga. No jah, selline väga armas 4-jalgne sõber on meil siin täna ja tänast saadet juhivad siis Marta Peril-Grauberg ja Rauno Uusler. Just, Indrek, aga võib-olla alustame sellest, et LinkedIn, miks me üleüldse sellest asjast rääkima peame ja milline oli sinu teekond selle keskkonnani? Jaa, et LinkedIn on selle mõttes, et ma arvan, et Eestis räägitakse sellest hästi vähe, praegu on natuke rohkem hakanud, aga see, mis seal on just olulisus on see, et LinkedIn on maailma kõige vanim sotsiaalmeedia platvorm, mis siiamaani töötab, mis on siis puhtalt B2B-le suunatud. Ja mille pärast mina sellega tegelema hakkasin, on sellepärast, et keegi ei tegele sellega väga palju Eestis ja Eesti turg ongi hästi, tegelikult ei saa öelda, et Eesti turg, võtame Baltikum ja siin ida pool on siuke 4-5 aastat maas vähemalt arengust, et mis on võimalik seal ja viimased 4,5 aastat nüüd ongi minu fookus olnud, et siin natukene seda õpetada ja inimestele tuua rohkem nähtavust, et hakkaks mõtlema selle peale, et LinkedIni võib kasutada ja vaikselt on näha, et viimased aasta või 2, ma ei tea, kas see on ka minu töö tulemus, aga LinkedIn on ka Eesti turul natuke rohkem tähelepanu saanud. Aga millest see tuleb, et Eesti ja teised Balti riigid on kuidagi selles suhtes maha jäänud teistest? Vaat ma ei oska seda seal ei ole ühte kindlat seda, et aga meil on hästi tugevalt Facebook oli meie siin piirkonnas, et ma hetkelgi tean ikkagi, et kui me lähme ettevõtetesse, võetakse, et kuule, et Facebook ja LinkedIn on üks ja sama asi, et ma annan oma turundajale seda teha, kes täpselt teab, kuidas Facebook töötab, aga Facebook ja LinkedIn on täiesti erinevad, see on hobune ja kits, et ei saa kõik samamoodi ja üks annab piima, üks ei anna piima, üks iganes, et see on nii erinevad lähenemised peavad seal olema ja ei saada ikka veel selle mõistetakse, aga ma arvan, et see võtab veel aega, aru saadakse, kui palju vaeva see peab nägema, et see üldse tööle hakkab. Aga miks üldse, või mis on LinkedIni siis paremad küljed võrreldes siis teiste sotsiaalmeedia platvormidega või mis on tema funktsioon näiteks Facebookiga võrreldes? Jaa, see on väga hea ja oluline küsimus. Et kõige lihtsam, mis mina ise oma siis mentorite koolitajat, mis tema ütleb, kes on siis Hollandist, ütleb, et LinkedIn on äri ja Facebook on meelelahutus. Et kus on sinu sihtrühm? Ja näiteks üks suuremaid asju, mis on näiteks on tööandja brändinga inimeste värbamine, on LinkedInis siis näiteks USA andmetel LinkedIn ise on öelnud, et 90% kontoritöölistest värvatakse läbi LinkedIni. Ja miks see nii on sellepärast, et näiteks 90-95% inimestest Facebookis ei ole kirjas, kellena ta töötab või kus ta töötab või on vale info. LinkedInis on see info täpselt vastupidi. Ehk siis ma saan, LinkedInis on hetkel 1 miljard kasutajat, sul on 1 miljardi kasutajaga andmebaas, kus sa saad otsida inimesi nende töökoha järgi, nende valdkonna järgi, kus nad töötavad ja ettevõtte järgi, kus nad töötavad. Ehk siis näiteks ma tahan kõiki Microsofti HR-juhte maailmas teada, siis ma lähen LinkedIni, valin ettevõtte Microsoft ja panen otsingusse seal paar filtrit on, panen HR-juhid ja siis ma saan lokatsioonipõhised ka, et näita mulle, kes on Eestis, kes on Lätis, kes on Leedus, kes on Saksamaal ja siis tuleb see nimekiri välja ja mul nende inimeste leidmiseks läheb võib-olla mingisugune 4 minutit. Et ikkagi selline värbamine, inimeste leidmine on see põhiline asi, mis on LinkedIni selline peamine väärtus. See on kindlasti üks enim kasutatavaid funktsioone ja arvatakse, et see on ka kõige esimene, sellepärast, et miks seda saab numbriliselt väga mõõta, et näiteks Eestis on ka praegult
LinkedInis on rohkem töökuulutusi üleval kui CV keskuses ja CV Online'is, mitte iga kuu, aga nüüd ongi see vahe on selles, et seal CV Online'is, CV keskuses, seal on hästi palju ka eesliini töötajaid. LinkedInis eesliini töötajaid ei leia, et näiteks mul on vaja tehasesse eesliini inimesi, siis neid LinkedInis ei ole, et LinkedInis on ainult kontoritöölised, aga hetkel näiteks, kui ma vaatasin, vist oli novembris või detsembrikuus oli üle 4000 tööpakkumise nagu tulnud, et see on üleval ja see oli ainult Eestis, et selle mõttes on ikkagi päris palju. Aga see on hästi mõõdetav, et näiteks ma panen töökuulutusi üles, palju ma kandidaate saan mõõta, aga mida mõõta ei saa, on müüki näiteks ja kontaktide suhtes, sellepärast, et LinkedIn ei saa kuidagi mõõta seda, et kui näiteks mina lisan oma isikliku LinkedIni kontoga 100 inimest ja saate 100 inimesest 5 tükki ütle, kuule Indrek, ma tahan su teenust osta, kuidas LinkedIn seda mõõdab, et tegelikult LinkedIn maailma üks suurimaid B2B müügikanaleid samuti, aga seda ei saa mitte kuidagi mõõta ja LinkedIn ei saa sellest raha välja arvatud ainult see, et ta on premium kontod on seal võimalik teha ja premium kontode pealt siis LinkedIn ka teenib väga palju, aga hetkel kas oli 50-60% LinkedIni käibest tuleb ikkagi värbamis nii-öelda teenuste pealt, aga värbamisteenused on see, et sa saad nagu oma seda töökuulutust seal siis nagu reklaamida või siis ongi nagu eraldi värbamis premium funktsioonid, et siuke odavam maksab 100 euri kuus ja see kallim maksab 5000 euri kuu ja küsitakse, kas see ära tasub see, nii palju kui mina olen nagu värbajate rääkinud, kes nagu kasutavad seda, et see 100 euri see hoiab kuskil mingi nädalas kuskil 2-10 tundi aega kokku, oleme siis värbajast, aga see 5000 eurone see hoiab 1 või 2 värbamiskulud kokku ettevõttes, et kui osata seda kasutada korrektselt, vaata, et lihtsalt need funktsioonid, mis seal on, see teeb nii palju lihtsamaks, et see on siuke lühidalt. Et aga see värbamise funktsionaalsus, et mis see siis on, mida LinkedIn teeb või et teeb teisiti, kui näiteks ma ei tea CV keskuses, CV Online, mis on nagu seni olnud sellised, esimese asjana tulevad nagu pähe, on ju. Absoluutselt ja ma lihtsalt mainin, et kõik kanalid ja portaalid on väga head ja neid tuleb kasutada vastavalt otstarbel, on ju. Ja ma ütlen, see Eesti põhjal oli CV, et välismaal on neid värbamiskeskkondi väga palju ja see on väga tulus äri, vaata, et see on. Aga mis siis LinkedInis on eriline, on just see, et näiteks LinkedIni statistika, kui inimene saab uue töökoha ja ta on nagu kontoritööline, siis läheb 2-3 kuud aega, kui ta vahetab ka selle LinkedIni staatuse või et paneb, et ma töötan nüüd Geenius Meedias näiteks on ju, et kuskil 2-3 kuu jooksul teeb selle määra. Ja mis see näitab seda, et inimeste andmed on kogu aeg uuendatud ja LinkedIn ei nõua seda, et sa uuendad või uuendad, inimesed lihtsalt tahavad seda uuendada. Kui sa lähed kuhugi töökeskkonna portaali, kuna sa viimati uuendasid oma CV-d näiteks, No umbes 100 aastat tagasi. No sa näed tundnud noorem välja, et aga mina vist tegin mingi 4 või 5 aastat tagasi näiteks ja nüüd, kui ma isegi nägin mingi töökohta 2 aastat tagasi, et mõtlesin kandideerin, siis ma hakkasin oma CV-d otsima, siis tuli peavalu, et ja siis ma võtsin selle eksportisin LinkedInist oma CV nii-öelda, et seal saab teha, on ju, see ei ole küll nii ilus kui võiks, aga see hoiab aega kokku, vaata, et ma olen seal teinud. Ja see ongi see mugavus lihtsalt, et ma seal lähen, ma täiendan, ma uuendan. Nüüd ongi see, kui palju neid inimesi nagu siin kandis seda teeb, et raske öelda, vaata. Aga LinkedIni statistika kohaselt Eestis on kuskil 303 000 LinkedIni kontot ja eelmise aasta oktoobris LinkedIn avaldas Euroopa kasutajate statistikat, et kes on aktiivsed kasutajad ja Eestis oli siis 100 000 kasutajat on aktiivsed, see tähendab seda, et 100 000 inimest käivad vähemalt korra kuus LinkedInis ja nüüd see vaikselt tõuseb, aga ikkagi 100 000 inimest on ikkagi päris suur andmebaas võrreldes sellega, et sa saad inimesi otsida, nagu ma ütlesin, nime järgi, valdkonna järgi, ettevõtte järgi, ametikoha järgi ja mis see värbamises veel on hästi oluline näiteks, mis tuleb, et sa saad otsida inimesi, need filtrid on seal kuskil 25 selle 5000 juures, selle 100 eurose juures on need filtrid kuskil 15-20, mida sa kasutada ja sa saad otsida selle järgi, kaua ta on kuskil ametikohal olnud, kuidas tal ametikohal, kuidas ta, sa saad salvestada neid inimesi, et kui sa praegult ta ei tulnud, aga siis sa saad tulevikus jälle selle nimekirja juurde minna ja vaadata, kuidas inimene on käitunud, et see funktsionaalsus on lihtsalt väga huvitav ja väga aegasäästav, aga kuna mina ei ole värbaja, siis ma ei oska nagu kõiki neid samme seal öelda, aga ma lihtsalt tean müügi poole pealt, täpselt samamoodi ma saan ehitada erinevaid nimekirja inimestest, kui nad postitavad, ma näen, kuna nad postitanud on, ma saan sinna kommentaare panna, see on hästi mugavaks tehtud. Ja see ongi see, et mis ma inimestele ütlen, miks LinkedIni kasutada, et ma kunagi taha postitada või midagi sellist, aga näiteks mina postitan, minu postitusi näeb kuskil 500 pluss inimest iga postitust. Kui tihti keegi meist siin kuulajates ka esineb iga päev 500 inimese
ju kõrvale. Praegult on ka podcastis, miks mul meeldib podcast teha. Ma ei tea, kui palju seda inimesi kuulavad, on 50, 100, 200, aga see sama info, mis on siia teile praegu räägin, see levib palju kiiremini ja täpselt sama on ka LinkedInis. Kui ma postitan näiteks 3 korda nädalas, ütleme, ja igat minu postitust näeb keskmiselt, ütleme 500 inimest, siis ma võin öelda, et mingi 1000 inimest nädalas näeb minu ja ma olen ju tegelikult ju siis, kui võtta ju influencer. Ja miks mitte äri tegevjuhid, müügijuhid, turundusjuhid, HR-juhid, samamoodi kõigil on see võimalik, et see portaal ongi nii võimas, et kõigil on võimalik nagu selliste inimeste sattuda ja see 500 inimest on väga-väga väike summa vaata. Mina kui aktiivne, ma ütleks ise, et aktiivne LinkedIni kasutaja, ma ütleks, et minu LinkedIn näeb kordades parem välja kui mu CV. Millal me jõuame sinna faasi, et tööle saamisprotsessis ma saadan hoopis oma LinkedIni profiili, mitte ei saada CV-d. Kas sa saatsid meile CV või? Ei saatnud. Et meil käibki see tegelikult vist juba niimoodi. Nagu selles mõttes ma just paar päeva tagasi tegin ühe postituse ja see sai vist 300 vaatamist, need like'id, need selleks, aga nagu see lendas palju rohkem, kui lendab näiteks Facebooki pannes midagi või et ja pluss on muidugi see, et see kontingent, kelleni see asi jõuab, see on hoopis teistsugune kui seal Facebookis. Nagu see on just selline professionaalne huvi, et võib-olla, et kui Facebook on selline, ta ongi nagu läbisegi, ühelt poolt on ta nagu, või ta on alguses olnud ikkagi sellest, et sõbrad, aga et siis ta on ka natukene võib-olla võtnud sükest professionaalset mõõdet juurde, aga LinkedInis on see nagu number 1 on ju, et võib-olla see on see vahe. Aga jah, et ma olen täiesti nõus, et see asi on muutumas, et kuidas inimesi värvatakse või ka leitakse, et kuidagi LinkedIn on võib-olla kuidagi personaalsem, et sa saad kohe selle inimese kohta rohkem teada, kui võib-olla CV sulle näitab, et ka selle järgi, et mis ta võrgustik on ja nii edasi. Absoluutselt. Ja tuleb veel küsimusi kindlasti, et kuna midagi saab või kuna see osa, ma ütlen ausalt, ma ei oska öelda. See kõik hästi palju oleneb kuidas ettevõtted adapteeruvad, siis samamoodi ka selles, et võtame näiteks tehas 200 töötajaga, neil on võib-olla 20 kontoritöörist, neil on üle, kõik on eesliini töötajad, on ju, siis kas neil üldse LinkedIni on vaja vaata, on ju, et värbamises kindlasti mitte müügis, ma arvan, number 1 kanal, et see nüüd olenebki vaata, kus ettevõtetes on see LinkedIn oluline, kus on see veel, ma ütlen, et see on vastavalt ikkagi valdkonna järgi ja vajaduste järgi, aga see kindlasti trend on hetkel see pool, et see kontoritöölised, kus on ikkagi ettevõtted, mis arenevad rohkem, kui võtame Eesti startupid, enamus kõik on läbi LinkedIni nagu tulevad nagu ikkagi need töölised. Mitte kõik, aga nad värbavad kindlasti üks peamisi tööriista on LinkedIn, vaata. Et see kõik nagu hästi palju ikkagi oleneb ettevõtte valdkonna vajaduste põhiselt ja samas ma ütlen, et väga väheseid värbajaid ikkagi Eestis või üldse siin kandis oskavad üldse LinkedIni korrektselt kasutada. Et üks asi on see, et sul on see info seal kirjas, aga vaata, mis te ise ka nagu ütlesite, et sa lähedki nagu LinkedIni ja see profiil annab nagu parem ülevaate, kes see inimene on. Nüüd see küsimus on selles, et me ise oleme teinud siin 4 aastaga üle 1000 profiili korda, et mis lugu sinu profiil üldse sinust räägib. Et paljud mõtlevadki, et ma teen selle profiili korda, panen ilusa pildi ja siis panen, et ma olen tegevjuht X ettevõttes, ja siis ongi kõik, see on kõige algus. Esiteks väga paljud ei ole üldse seda ettevõtet kuidagi kuulnud. See profiilipilt esiteks peab olema jälle 78% nägu, ülimad äge on, kui eestlased panevad ka näiteks siukse pilte, kus on naeratavad, sest naeratavad eestlasi me ei näe väga palju, et väga-väga soovitan kasutada seda ja siis samamoodi see pilt peab olema professionaalne, et tegu ei ole meelelahutuskanaliga, et smart casual ja siis hakkab alles see õige profiili korrastajana pihta, hakkab see about, mis iseendast midagi kirjutada ja see töökogemused tuleb kirjutada ja töökogemustesse näiteks üks soovitus, ärge ainult kirjutage, mida te teete seal, kirjutage 3-4 lausekasest ettevõttest, kus te töötate, sest näiteks kui te võtate rahvusvaheliste inimestega ühendust ja siis vaadatakse Genius Media, okei, sa oled toimetaja, aga mis asi see Genius Media üldse on? Et keegi ei ole kuulnud, siis ongi, et osa sellest grupist oleme väga nii suur, et pange 3-4 lauset oma töökogemusse, kõik sellised asjad aitavad ja see about, kus tuleb ise endast kirjutada, et see on nagu üks kõige keerulisemad asju, mida üldse inimestel on endast kirjutada, sest ma ütlen, see on ainult eestlaste teema, vaid see on me teeme Taanis, Rootsis, Saksamaal, iga pool, ma ei tea, mida me endast kirjutan, vaata, et kõik nii teavad, ma teen, ei, et LinkedIn on selle jaoks, et see sinu isiklik profiil on tegelikult sama oluline kui ettevõtte koduleht. Sellepärast, et see on informatsioon, kuhu te saate kirja panna, mida teie tahate, et teised inimesed teist teaks, et teie kontrollite seda narratiivi, mis sinna kirja panna, et
mul on 10-aastane kogemus selles, ma olen neid asju teinud, näidata oma tulemusi, saavutusi või siis, et olen 3 või 4 lapse ema, mis iganes või isa on ju ja paned need paika, sest see annab hoopis teise dimensiooni sinust kui inimesest või et mul on mingi 20 aastat tippspordiga tegeleb, mis iganes need see võtmed on ja kirjutage sinna ikka korralik selles suhtes tekstid valmis. Meil võtab näiteks ühe profiili siuke lihtsasordiline korrastamine 6-8 tundi aega. Ja see on see, mis võtab aega. See on ka see, kui sa CV-d kirjutad, see võtab su kaua aega, kui sa CV-d, et siis tegelikult mina soovitan ikkagi need, kes kontoritööd nagu teevad ikkagi rohkem, investeerige see aeg sinna LinkedIni rohkem. Aga see LinkedIn ju ise ka genereerib seal mingisuguse, ma mäletan, et kui ma hakkasin seda katsetama, siis ma vaatasin, et vau, et kuidagi nii uhked ja suured sõnad, et natuke nagu hirmutav oli, siis ma mudisin seda ikkagi nagu eestlaslikult nagu maha, et nagu kuidagi imelik. Et jätaks ennast liiga hea muljet. Et kuidas see nagu, et kuidas sa neid, ütleme seda LinkedIni mingisuguseid sisemisi mootoreid, roboteid hindad? Mitte väga kõrged hetkel, et need tekstid, mis sa sinna kokku paneb, ta paneb ikkagi vastas sinu töökogemustele ja siis ta paneb sinna mingi suvalised need tekstid juurde, et LinkedIn ise ka praegu AI-ga natukene möllab. Kuna ta on Microsofti oma ikkagi, väga palju ei tea, et LinkedIn on Microsofti oma. Et ta möllab sellega ka see, ütleme niimoodi, mina neid olen vaadanud neid ja ma mitte mingil juhul ärge võtke seda teksti, mis LinkedIn teile pakub. Ja samamoodi, kui te ChatGPT või mingid muud AI tööriista kasutada, ärge samamoodi, et copy-paste ja panete oma profiili, kindlasti mitte, sest täpselt sama, mis sa praegu ütlesidki, et ka ma teen postitusi ChatGPT-ga, aga ma teen niimoodi, et mina kasutan ChatGPT Voice'i, mul on telefonis siis Voice ChatGPT ja kui me käime oma müügijuhiga väljas jalutamas, siis tema teeb oma asju ja mina siis räägin nagu postitusi sinna Voice'ina ja siis ma saadan selle Voice'i endale meili peale ja siis sellest meili, mis see tekst tuleb, seda ma editin siis mingi 10-15 minutit, minu sõnavara inglise keeles on ka võib-olla niimoodi, et üle 5-täheliste sõnadega ma ei julge nagu rääkidagi, ChatGPT paneb nii võimsad sõnu sinna, et mina nii ei räägi, et siis ma need võtan ära ja muudan natukene, aga ta ikkagi hoiab mul 60-70% aega kokku, et seda ma väga soovitan, et kuidas iganes kellegile mingi need, kas siis nagu nende postituste tegemised või siis need audid või kuidas niimoodi nagu sobib, et kasutada, et AI tööriistad on superägedad, need ei kao mitte kuhugi, need tuleb ja neid tuleb iga päev mingi 40-50 tööriista vähemalt juurde, et selles mõttes, et ma olen juba kaotanud nagu need, aga kindlasti kasutada, aga kasutada niimoodi, et inimene peab ikkagi vahel kuskil natukene hetkele tulema, kes teab, mis siin aasta-2 pärast on. Nendest postitustest veel rääkides, et kumb oleks siis õige, et kas ma pean tegema selle postituse eesti keeles või inglise keeles, et ma tean, et kui ma tahan sellega nii-öelda tulevikus, et saaks nagu välismaal tööd midagi leida, et kas eesti keeles kirjutamine on siis tabu? Ai, kindlasti mitte, see on nüüd hästi, seda küsimust me arutame hästi palju ja eriti kui me teeme ettevõtetega koostööd, et mis ettevõtte kontole, mis keeles on ju. See tuleb kõik sellest, et kes on sinu sihtrühm. Kui sinu sihtrühm hetkel, et sa otsid Eestis tööd, sa tahad Eesti inimestele silma jääda ja niimoodi, siis kirjuta eesti keeles. Kui sa natukenegi mõtled, ei, tegelikult oleks jumal äge, kui saaks ka välismaalt midagi, siis tee puhtalt ka pane inglise keel ja niimoodi, et ma ei soovita väga palju niimoodi teha, et 2 keeles, et kirjutad eesti keeles, siis paned mingi tühiku vahele ja siis kirjutad sama posti inglise keeles. Et seda mulle isiklikult see ei meeldi puhtalt sellepärast, et C-translation nupp on ka olemas. Et siis nagu pole mõtet ja kui inimesed juba näevad, et sa alustad eesti keeles, siis miks ma pean seda C-moori panema, kui ma eesti keelest aru ei saa. Et siis et minu jaoks on nagu siuke, aga see on jälle puhtalt minu teema, aga mul on väga hea näide siin, mul üks koostööpartner Anneli, kes 2 aastat tagasi sai mentordatud teda ja mina ütlesin talle, Anneli, et hakka inglise keeles postitama, tema ei kuulanud mind ja jumal tänatud, et kuulanud ja ta oli 900 jälgija pealt on nüüd 2 aasta jooksul on 15 000 jälgijat tal ja kuna tema teeb müüki, siis tal on üle 500 ettevõtte on temaga 2 aasta jooksul ühendust võtnud läbi LinkedIni. Sa rääkisid just praegu nendest jälgijatest, mis LinkedInis on, siis Facebookiga paralleeli tõmmates on siis need sõbrad. On ju. Mina tean, paranda mind, kui ma eksin, et LinkedInis on põhimõtteliselt saada kõigile, kelle nime sa vähegi kuulnud oled, saada nagu nii-öelda sõbra taotlus, et saaks connectioniks endale, et Facebookiga siis on nagu teistmoodi see asi. Et kas see vastab tõele või pigem on ikkagi see, et sa kuidagi viisi peaksid olema selle inimesega varem kokku puutunud? Ei, seal on hästi palju strateegiaid ja see, mis sa mulle praegu rääkisid, see on
ma arvan, mingi 80–90% inimeste tavakäitumine see, et ma lisan ainult inimesi, keda ma olen kuulnud või näinud või siis ma olen kokku saanud ja siis ongi see küsimus, et paljudel, mis me praegu ka teeme, ettevõtted, inimestel tulevad, et kuule, aga ma ei saa müüki läbi LinkedIni teha, sest keegi nagu ei võta ühendust ja niimoodi. Ja siis ongi see, et sinu sihtrühm on olnudki mingid sõbrad, kolleegid ja küsimus, kas nemad on need inimesed, kes sinu teenust või toodet ostavad, vaata. Et sa pead väga täpselt teadma, kes on sinu sihtrühm. Et tegelikult kõigepealt, mis meie nagu soovitame teha, on ikkagi see, et määra oma sihtrühm ära. Näiteks ma tahan teha eksporti Rootsi, ma müün lauajalge, minu ideaalkliendid on arhitektid, arhitektibürood, kus on vähemalt 10 inimest, kui on alla 10 inimese, siis nad liiga väiksed minu mahu peale ja mina tahan, et vähemalt 10–200 inimest oleks arhitektibüroos ja siis on see, et ma saan LinkedInist välja otsida, näita mulle näiteks Stockholm, ma panen arhitektid, ettevõtte suurus on 10–200 ja 10–200 mina soovitan näiteks juhatuse liikmete, tegevjuhtide ja arhitektidega, kes seal veel nagu, kes selle ideaalkliendi kirjeldusse satuvad ja hakkan neid inimesi lisama õigete sõnumitega sellepärast, et nemad on need, kellega mina tahan suhelda, kellega mina tahan müüa, kellega tahan mina nagu tutvuda. Kui sa tööd otsimise mina teeksin niimoodi, et otsi üles näiteks, ma tean, et ma tahan minna ettevõttesse, kus on vähemalt mingi 50+ inimest tööl, on ju, et see on see, kus mulle meeldib või ma tahan 1–50, on ju, samamoodi. Mis valdkonnas sa tahad minna ja otsi valdkonna järgi ja pakka panema HR-juhte või tegevjuhte enda võrgustikku, kirjuta sõnum, et ma lisan siis sellepärast, et ma otsin tööd selles valdkonnas, ole aus, aga ole otsekohene, ära raiski inimeste aega ja ära käi pinda inimestele. Et umbes niimoodi, et sa saadad võtta kontaktikutse vastu ja siis sa 4 päeva jooksul saadad talle, kuule, kas on midagi, et inimene võib-olla käib korra kuus LinkedIni, siis ta vaatab, et Indrekult on tulnud mingi 48 sõnumit, on ju. Siis see just ei ole kõige parem, aga ma väga julgustan inimestele, et pange tuttavaks inimesi, keda te ei tunne, kellega tahate tuttavaks saada, aga alati pange sõnumid juurde, minu soovitused, et ma lisan sind selle pärast, selle põhjusega ja kuna võtavad kontaktikutse vastu, siis tegelikult väga paljud ei vasta, enamus inimesed vastavad, kui sa saadad jätkusõnumi, kui näiteks sa võtad kontaktikutse minu oma vastu, ma nägin, et sa võtsid vastu ja siis ma panen sulle järgmise sõnumi, et aitäh, et sa oma kontaktikutse vastu võtsid, et ma lisasin sellel ja sellel põhjusel ja nüüd LinkedIn ei ole email, seal me soovitame kirjutada sõnumid siuke 4–8 lauset ja siis, kui te ei tunne seda inimest, ärge saatke mingisugused oma CV-d, ärge saatke mingisuguse materjale või case studiesi, küsige luba. Ma otsin tööd, mul on selline oskus. Kas teil on siukest inimest üldse vaja, et kui on, siis andke teada, kui ei, siis räägime kunagi hiljem. Küsige luba, olge viisakad ja ma ütlen, et ma ise olen mõne Eesti kuulsusega lihtsalt läbi LinkedIni ühendust võtnud, keda ma üldse ei tunne, aga kuna ta on postitanud, siis ma lihtsalt võtsin temaga ühendust ja andsin tagasi, et kuule, et postitus, mina muudaksin neid asju ära. Päris elus mitte kunagi ei ole juhtunud suures meediates igal pool kajastub ja LinkedInis võttis kohe vastu ja ütles aitäh sulle soovituste ja see oli kõik jumala äge. Ja ühele kliendile tegime UK-s nagu seda ekspordikampaaniat ja seal võttis Unileveri Inglismaa tegevjuht võttis vahel. Nii Unileveri alla kuulub siis mingid pooled toidu, kõik, mis nad müüvad siin, mis siin lähevad. Ja ta oli väga ehmunud, et tegevjuht, kes siis on mingisugune mitmekümne miljardi käibega ettevõtte juht vastas talle ja siis ta kokkus ära ja terve mida vastata ja siis ta ütles ei, et see on natuke liiga suur target oli tema jaoks, aga see lihtsalt näitab, et kõik inimesed on kättesaadavad ja see ongi just üliäge. Ja viimaseks ma lihtsalt nimetan ühe siukse veel suurem, mis sa ennem tõid see vahe LinkedIni ja Facebooki vahel, mis mulle endale nagu väga meeldib. Postituste kommentaarid on väga ägedad sellepärast, et kui ma Facebooki midagi postitan või mitte minul, aga ma olen näinud, et sa oled meeletuks nagu selliseks, kuidas ma ütlen, kes ütleb, et kuule, mine sina sinna ja mida sina siin karjud ja midagi siukest, siis LinkedInis siukest asja ei ole, vaata. Et keegi hakkab sind trollima või sõimama või midagi sellist ja miks, sellepärast, et inimesed on oma päris nimedega seal ja paris oma ametikohtadega. Näiteks, kui mina töötaksin Geenius Meedias, ja ma ei tea, keegi kuskilt, ma ei tea, Forbes USA-s paneb mingisuguse artikli, ma ei ole sellega üldse nõus. Ma ei hakka karjuma, et kuule, et mine sina sinna ja mida sina tead ja F sinna, sellepärast, et ma ei tee kahju mitte ainult ise endale, vaid ma teen kahju tervele Geenius Meediale. Ja ma pakun välja, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma väga kaua Geenius Meedias ei tööta. Et see on, LinkedIn on siis nagu siuke intelligentsem sotsiaalmeedia platvorm, et seal ei toimu sellist, nagu me tõesti kommentaariumis tihti näeme, on ju sellist jauramist. Ma ei ütlesin, vaata, inimesed on tegelikult suht sarnased mis Delfis ja igal pool mujal on ju, et pigem hoidaks tagasi, et nad saavad aru sellest, et ma just saan aru, kus sa töötad ja mis ettevõttes sa esindad, et siis ju
me tahame säilitada see, kui ikkagi inimesed on anonüümsed, nad teevad igasugust, kes teab mida, on ju. Et see ongi see, et see kaotas anonüümsus ära, et LinkedInis või Facebookis ma panen oma profiili nimeks karupoeg Puhh ja muudan pildi ära ja teen, mis tahan seal vaata, siis LinkedInis sihukest asja, neid fake kontosi ja neid on ka väga palju, et ma ei ütle kindlasti, et LinkedInis midagi sihukest ei toimu, on ju. Kindlasti on, see on väga palju spämmi tuleb ja kõike sihukest, aga ikkagi enamus inimestele ka sa näed, sa saad selle nagu profiili järgi ja kõigi järgi nagu teada, kes nad on ja mida nad teevad ja see muudab seda just nagu usaldusväärsemaks. Ma küsin, et sa mainisid, et olete 1000 profiili üle vaadanud või ära parandanud, et kas see on siis nagu sellised persooni omad või ettevõtte omad või on seal mõlemad ja mis on siis need põhilised asjad, millest te olete nagu näpunäiteid andnud ja ümber teinud? Ja, et need on mõlemad kokku, rohkem on ikkagi isiklike. Ettevõtte profiilid, me ise nagu minu soovitus on jälle, see on jälle puhtalt kõik, mis ma räägin meie enda kogemuste järgi, ettevõtte, kus on vähemalt 50 töötajat, teinekord 30 töötajat, seal ma soovitan ettevõtte kontot rohkem nagu käima panna, aga muidu ettevõtte konto alt ei saa müüki teha, ei saa värvata väga korralikult ja kõik käib läbi LinkedInis ikkagi isikliku profiili ja isiklik profiil on see kõige suurem võti. Ja need põhiasjad on need asjad, mis ma juba ennem nagu korra mainisimegi, esiteks see taustapilt, mis me soodame ära muuta, profiilipilt, hästi oluline, professionaalne ja profiilipilti oleks tehtud aastast 2002 või 2003 on ju, et võiks olla kaasajem, vähemalt mingi aasta aega võiks maksimaalne valus pildil olla ja siis on juba see pildi all olev pealkiri, et sinna ei paneks ametipositsiooni, vaid sinna paneks, mis väärtus sa lood inimestele ja siis see about ja töökogemused ja kõik nende lahti kirjutamised, et need on need põhiasjad, mis me lahti kirjutamegi. Korra tagasi tulles selle eelmise teema juurde, mis ka rääkisid nendest kommentaariumitest. Tegelikult hästi palju on minuni jõudnud sellist nagu pilkavat nalja LinkedIni suhtes, et need kommentaariumid on küll Facebookiga võrreldes positiivsed, aga nad on pigem sellised sarkastiliselt positiivsed, et inimesed nagu loovad endast kuvandi, et nad on siis hästi supportive ja nagu hästi toetavad kõige ja kõigi suhtes, et kas inimesed kipuvad olema LinkedInis natukene teistsugused, kui nad päriselus. Ja just, et ja kas see on üleüldse päris või nagu me eelmises saates rääkisime, et ongi AI tehtud jutuke, on ju, ja siis, et kui nagu päris või fake see on? Ja ei, loomulikult on ja ma isegi minu käest ka küsitakse pidava kuule, et see tundub nagu võlts, kui ma ütlen kõigile kõik on nii tore ja kõik on nii vahva ja niimoodi, et see tundub aga seal ongi kaks asja. Esiteks see, et need, kes seda enamasti sellised lühikesed, need väga toredad kirjutavad, need teevad jälle esimesi samme näiteks kommenteerijatest. Ja minu meelest see väga tore ja siukene, isegi kui ta ei ole nagu nüüd natuke mis iganes sarkastiline või mis iganes, minu meelest on tunduvalt parem kommentaar kui see, et kuule, mine sina ka emmi näiteks või midagi siukest vaata, et see mõtteviis on juba positiivsem ja sa elad kaasa inimestele, mis on ju tegelikult tunduvalt ägedam kui see, et ma tõmban inimesse seda taha, isegi kui ma nüüd päriselt niimoodi ei mõtle, aga väga vähesed ikkagi, kui nad ei mõtle seda, siis nad ei julgegi kirjutada sinna, et vähemalt minu jaoks on see positiivne trend, aga nüüd on loomulikult, kes nagu näiteks Eestis, kui me teeme koolitusi, me öeldakse kuule, et LinkedInis aktiivne olla, et paneme üks kommentaar päevas, kas see piisab? Ei, näiteks, et kui sa tahad olla LinkedInis aktiivne, müüki teha, tööd leida, 30 kommentaari päevas on siukene, mis rahvusvaheliselt öeldakse, et siis hakkab toimetama. Siis tuleb seal ju pool päeva veeta, siis ei jõua tööd ju üldse teha. No vaat nüüd ongi see, et kui sul tööd ei ole, siis kui sa ikka aega paned ja kui sa müüki tööd, siis see on nagu oluline ja kui sa värbad inimesi, on samamoodi väga oluline vaata osa, aga ei loomulikult see võtab aega, et siin tegelikult need eksperdid, keda mina jälgin, nendel on niimoodi, et kui nad investeerivad tund aega LinkedIni päevas, siis 10 minutit postituse peale ja 50 minutit kommenteerimisse. Et kommentaarid on LinkedInis tegelikult nii võimsad, et üks kommentaar, mis on rohkem kui 10 sõna pikad, on 30 korda efektiivsem kui üks like. Ehk siis sa saad kas 30 laiki või ühe kommentaari, on täpselt sama nagu vahe, mis on nagu meeletu. Miks? Sellepärast, et LinkedIn teab, et business to business suhetel kõige olulisem asi on usaldust. Ja usaldust ei saa, kui ta panete laiki. Proovige pool päeva või terve päev kodus või kontoris, ärge öelge mitte midagi, võtke oma käsi ja hakake seda laiki üles ja alla näitama inimestele, et kas sulle meeldib või ei meeldi. Vaadake, kui hästi te suhteid saate ehitada inimestega. Mul on tunne, et on väga-väga raske. Et pigem on ikkagi see, et teil on samamoodi, vaata, kui need kommentaarid, vaata, et see kui sarkastiliselt on see, et sa samamoodi ju töö juures öeldes, et tubli töö.
noh, kui su kõikide asjad oleks tubli töö, noh, et see hakkab samamoodi niimoodi käima, et ma ei ütle, et see on sama, aga see on parem, kui öeldakse, kui negatiivne asi, et sa kannustad ja julgustad inimesi. Aga ma ütlen see, kui sa hakkad seal kommenteerimises rohkem nagu toimetama, ütleme, ideaalne oleks mingi 5-10 kommentaari päevas, aga kui sa ei ole ennem kirjutanud, siis on okei, kirjuta need ühe väiksed laused, need sa asjad harjutad, see ongi siuke nagu lastel, nad ei oska ennem joosta, kui sa ei oska jalutada või ei oska sammuda, vaata. Siis samamoodi on seal, sa paned esimesed kommentaarid, ma teangi inimesi, kellel või ühe kommentaari kirjutada võtab 40 minutit umbes, sa saad julge panna, sest koma on vales kohas, või äkki kirjavahemärk, et kõige olulisem on see, et meeles pidada, done is better than perfect. Et tee ära, tuleb kirjaviga, mis seal ikka liigume edasi, vaata. Ja sest homseks on ära unustatud. Aga mida rohkem sa teed neid, seda rohkem sa hakkad nägema, kuidas teised inimesed kommentaare panevad ja mõned panevad nii pikki romaane, et mõnikord on isegi kommentaarid pikemad kui postitus. Aga sa loed selle läbi, sellepärast, et see kommentaar on ülimalt asjalik ja seal sa näed, et okei, see vend on ekspert. Ja siis on ka niimoodi, et inimesed võtavadki selle inimesega ühendust, kuule, et ma tahan, et sa tuleb meie juurde tööle või tahan sinuga koostööd teha või mis iganes see nagu võimalus on. Ja sa mitte kunagi ei tea, kes see inimene on ja veel siuke tore statistika, et 80-90% inimesi LinkedInis mitte kunagi ei kommenteeri või laigi, aga need 80-90% on neid inimesi, kelle kaudu tuleb kõige rohkem kliente või siis muid võimalusi. Väga tore, Indrek, liigume selle juurde nüüd ka, et ikkagi sul on ettevõte, mis LinkedIni õpetamisega toimetab, et see on põhitegevus, et kui kaua aega tagasi sa sellega pihta hakkasid ja kõik need asjad, mis sa ütlesid, et mida seal LinkedInis peab tegema, et kas sa oled seda nagu täitsa teadlikult järginud ka oma sellise isikubrändi ülesehitamisel? Ja ütleme, et koolitus on meil üks väike asi, me ise nagu haldame ja teeme sisu ja kõiki asju, et aga ma just LinkedIni tuli uus feature välja, kus sa saad ära verifitseerida oma konto ja ma just tegin selle eelmine nädal ära ja siis ta näitas, et ma olin LinkedIni konto 2007 aastal teinud. Kuna ma hakkasin seda korrektselt kasutama, oli 2017. Ehk siis 10 aastat hiljem saime üldse aru, et kuidas see portaal üldse töötab ja kus, et siis mul oli enda startup ja me läksime Inglismaale, siis meil investorid ütlesid, et kuulge, et teie LinkedInid on ikka väga kohutavad, et niimoodi ei saa investeeringut tõsta, et seal on mitte midagi peale pildi ja oligi see, et meie ettevõtte nimi oli kõik, et mitte midagi on meis kirjas ja siis hakati ja tegema, siis ma Inglismaal ka sain ühe naisterahvaga tuttavaks Venezuelas, kes oli 5 aastat Londonis elanud ja ta oli ka seal programmis meie koos ja siis tema ütles, et kuule Indrek, et vaata minu LinkedIni connectionid, et ma teen sulle introsi, ehk siis tutvustan sulle inimestega, kui sa tahad müüki teha. Ja tal oli seal mingi 8000 või 7000 inimest on ju, siis ma käisin seal läbi ja seal oli üks inimene oli EasyJeti digitaalosakonna juht, kes siis vastutas kogu interneti müügi eest, ehk siis ma arvan, et mingi 70% EasyJeti käibest on ju. Ja siis ta tegi meid läbi LinkedIni tuttavaks ja 3 päeva hiljem me jõime kohvi koos. Et siis ma nägin, et see on nagu päris vägev. Ja siis sealt hakkas tegema ja siis 2019 aastal me müüsime selle startupi maha, mõni kuu oli eluraha ja siis mul sõber ütles, et kuule, et vaata, et Eestis keegi LinkedIniga ei tegele ja siis ma vaatasin EAS-i ja Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtteid, kes seal on EAS-i nagu profiile, et siis ma nägin, et turg on suht tühi, vaata, et väga palju ei olnud, kuna minu jaoks olid need organisatsioonid, kes tegevad ekspordiga. Ja ma nägin, et profiilid ei olnud nii korras ja ei räägitud LinkedInist mitte midagi, et siis on see koht, kus võib-olla tõesti meil on nagu võimalus midagi teha, et ja nüüd ongi viimased 4,5 aastat nüüd selle fookusega on ja me oleme Baltikumis siis ainukesed, kes 100% tegelevad ainult LinkedIniga. Ja sellega siis elab ära selles mõttes, et iga päev tegeled LinkedIniga ja inimeste profiilide parandamisega? Mina ei tegele, meil on nüüd ikkagi selleks on meeskond ja ütleme niimoodi, et eks Eesti turg, need eelarved, mis LinkedIni lähevad, on natuke teised kui Facebooki ja mujal, et ikkagi kohe ei võeta vedu, aga meil on väga-väga ägedad koostööpartnerid, kes me nüüd usaldunud juba pikemat aega ja nendega me näeme tulemused on hästi positiivsed. Et eks ikkagi, kuidas ütlen, see fookus ühele portaalile on väga riskantne, aga hetkel olen rahul ja eks me vaikselt kasvame, ütleme niimoodi, aga meil on ka ikka siht on ikkagi väljaspool Eestit, sellepärast et siin on ikkagi, et ütlen, et LinkedInis korralikult tegutseda nii ettevõtte kui isikliku kontoga eelarved on kuskil 3,000–5,000 € kuus. Et alla selle, saab ka alla selle loomulikult saab ka mingi 1000 € kuus, aga kui ettevõtte tahab ega korralikult käima panna, see ongi see, et mis LinkedIni puhul on hästi keeruline võrreldes teiste kanalitega, sinna tuleb investeerida mingi vähemalt pool aastat kuni aasta, enne kui see üldse tööle hakkab, sellepärast, et ja see on see, mis paljudel ongi, et oot, ma tahaks ikkagi
täna teen, siis homme võiks olla tulemused, sest seda kahjuks ei tule, et see võtab aega. Et seda mindseti me proovime ka siin rohkem ja rohkem inimestele investeerida. Aga oma kliendid olete ikkagi LinkedIni kaudu peamiselt leidnud või mis see teie müügi peamine kanal on? Kusjuures Eestis töötab LinkedIn ja e-mailid töötavad väga hästi, et me oleme väga palju klientidega läbi e-mailide teinud. Et praegult me teemegi integratsioone niimoodi, et LinkedIn ja e-mail koos, et müügikanalile ja värbamise samamoodi. Et Eestis töötab see nagu väga-väga hästi. Välismaa kliendid tulevad läbi LinkedIni enamus. Aga kas näiteks rääkides korra siis meediaettevõtetest, et Facebook on meie igapäevatöös üks suur osa, kus me siis nii-öelda värskelt valminud uudised üles paneme ja siis sealt ka suurel hulgal nii-öelda lugemisi tõmbame oma lehele. Kas sa näed, et LinkedIn võiks olla ka üks variant, kus meediaettevõtted saaksid oma uudiseid jagada või see pigem ikkagi võiks jääda selliseks ettevõtte eesotsa nii-öelda omavaheliseks vestlusruumiks? Ei, see on nüüd hästi-hästi oluline, mis on teie meediaettevõtte LinkedInis üldse eesmärk. Et kas on värbamine, kas on meile koostööpartneride leidmine, kas on see, et otsite uute inimeste kellega intervjuus teha või mis iganes. Et kui eesmärk on see, et saada ajalehte lugejaid juurde, ma seda väga nagu LinkedIn, see läheb liiga kalliks. Lihtsalt, et uudised üles panna, see on okei, vaata, aga et hakata seal nagu ootama, nüüd sealt tuleb lugejaid juurde, see on liiga kallis. Aga kui on jälle nagu tööandja branding või siis ongi see, et rahvusvaheliste sidemete otsimine, siis tegelikult see on meediaettevõttele kindlasti nagu, ma arvan, üks väga-väga suur pluss nagu. Ja olen, ma arvan, tööandja branding on kindlasti üks väga suur teema, mis praegult on enamus ettevõtetele väga oluline asi, mille peale investeerida. Ma küsin, et LinkedInis ma kujutan ette, et sa veedad päris palju aega, et mis on sellised head näited, ütleme ettevõtete puhul, tööandjate puhul, mis on sulle silma torganud, et mis on nagu hästi tehtud, et mida võib-olla võiks eeskujuks võtta? Jaa, et siin ongi nüüd, ma ütlen niimoodi, et see on jälle see, et üks ettevõte või hoopis teise eesmärgiga nagu seal olla, kui teised, meil endal nagu on väga hea nagu Tamro ja Benu, mis on nagu väga-väga hästi nagu seal, aga see on tööandja branding on väga hea, siis Bolt on loomulikult, kes siin teeb üldiselt nagu on ja startupid on enamasti need ikkagi need ettevõtted, kes hetkel on LinkedIni kõige paremini käima saanud endale ja seal sellega nagu tegutsevad, kus nad on, aga persooni brändidest on ikkagi siin mis on ikkagi rohkem, et USAs teeb väga tugevaid laine, on Peeplaja kindlasti, kes nagu LinkedInis ka väga võimsalt ehitab, on ju, siis jälle Bolti asutaja Martin Villig-üks, kes nagu LinkedInis postitab väga-väga hästi ja tal nagu töötab, on ju. Ja siin on veel, et ma ütlen, Eestis on veel need inimesi, kes teevad väga hästi, et ma kõiki nagu jälgi, kuna mina ise jälgin rahvusvahelisi LinkedIni eksperte, kelle käest mina nagu õpin ja saan seda väärt sisu, mida ma saangi oma koolitusel jagada. Aga mis on võib-olla need profiilid, mõtlen just ettevõtete poolelt, kes võiksid rohkem LinkedIni tulla? Või et sa näed, et see on täitsa kasutamata potentsiaal? 90%, 95% Eesti ettevõtteid. Okay. Et selles suhtes, et isegi kui sa oled ainult B2C pool, et sa teed nagu retaili, et tegelikult seal on isegi see, tööandja brändingut on sul on vaja leida koostööpartnerid, et osta näiteks ongi, et otsid neid, kelle käest osta tooteid, et läbi LinkedIni on ikkagi see, kus sa need inimesed üles leiad. Mitte kõik loomulikult, see on ka valdkonnast, aga seal on case kui base, aga Eestis on ikkagi väga palju ettevõtteid, kes nagu mitte midagi ei tee ja siis ongi see, et nad teevad, aga nad ei tee, kuidas ma ütlen, nad postitavad ainult postituste pärast. Ja see ei tööta LinkedInis, et umbes niimoodi, et ma tegin Facebooki postituse, teen copy-paste panen ka LinkedIni või siis, et see ei tööta või siis ongi see, et meil on sekretär, kes haldab kogu sotsiaalmeediat, siis ja siis see ei lähegi tööle ja siis nad saavadki aru, et see ei tööta või siis teevad reklaame ja LinkedIni reklaamid on näiteks kuni, ma ei tea, rahulikult 10 korda kallimad kui Facebooki reklaamid ja siis öeldakse, et LinkedIn on liiga kallis ja see ei töötagi, et LinkedIni reklaamid töötavad super hästi, aga need on jälle väga pikas formaadis tuleb teha, et 3-4 kuud vähemalt, aga seal tuleb lihtsalt hästi, LinkedIn on äärmiselt strateegiline platvorm, kus tuleb mõelda aasta-2 ette ja sisuloomet tuleb teha vastavalt sihtrühmale ja mida sinu sihtrühm teada tahab. Vaata, kui su sihtrühm on tegevjuhid ja sa oled, ma ei tea, ütleme konsultatsiooni äri müüd, ongi, ma võin enda LinkedIni konsultatsioone, et LinkedIni äri, siis ongi see, et kui minu sihtrühm on tegevjuhid, mida tegevjuhid tahavad teada või kui minu sihtrühm on müügiinimesed, siis mida müügiinimesed tahavad teada, need on täiesti erinevad sisud, mida tuleb teha ja see ei ole nii lihtne, et ma lihtsalt mõtlen midagi välja, vaid ja
ja sinna tuleb investeerida ja teine asi veel, mis LinkedIn väga-väga hindab, on järjepidevus. Järjepidevus on LinkedIni jaoks ülimalt oluline, mingi ettevõtte kontol 2 postitust nädalas on miinimum, et saad aktiivne konto, jälle kellel on seda vaja, kellel ei ole vaja ja isikliku kontol on ka see 1-2 postitust nädalas, aga tegelikult LinkedInis saab ka isikliku kontoga ilma postituseta saab väga hästi tegema, kui sa paned näiteks 5-10 kommentaari päevas, sa oled kogu aeg pildis, inimesed näevad sind, inimesed tunnevad ja nad näevad, mis sa tegelevad ja hakkavad sinu profiili külastama ja tegelikult see töötab nagu super hästi. Et aga see ongi järjepidevus, mis on meil kõigil ja minul endal on samamoodi järjepidevusega on väga suuri väljakutseid, et ma ise ka otsin endale praegu inimest, kes hakkab ka minu LinkedIni kontot haldama, et minu näpunäidete järgi teeb ja toimetab, et ma ise ka nagu, et sul oli see küsimus selle persoonibrändi, et mul on endal ka samamoodi väljakutseid, et kuidas kõiki asju teha ja sellepärast ma võtangi inimesed, kes ongi see töö, sest kui ettevõtte juhid, minu roll ei ole see, et ma teen profiile korda või minu roll on see, et strateegiliselt mõelda kuhu edasi, leida uusi koostööpartnereid ja kliente ja läbi selle kasvada. Ja kas plaan on kasvada ka Baltikumist kaugemale või Eesti piiridest kaugemale, et kui suur kus see lagi on nii-öelda, kuhu jõuda tahaks? Ei, sellepärast ongi LinkedIniga on hea, et meil ei olegi nagu selles terve maailm on nagu valda, et meil on praegult olemas ka eraldi inimene Prantsusmaal, kes vaikselt toimetab. Ma ise nagu keskendun nüüd järgmised viimased 1,5 kuud ja nüüd järgmised 3 kuud edasi USA turule rohkem, sest eelarved on ikkagi hoopis teised on ju ja inimesed saavad aru, et LinkedIn ei ole nice to have, vaid LinkedIn on must have ja sellega, et ikkagi kindlasti plaan on kasvada, lihtsalt kas me suudame tõestada oma usaldust nendel turgudel, et see on see kõige suurem nagu väljakutse, et aga vaikselt niimoodi läheme edasi ja Eestis on väga ägedad, ma ütlen, koostööpartnerid ja kõik juba olemas, mõned on ju, need tuleb juurde loodetavasti, aga ikkagi see põhikasv tuleb meil, ma näen ikkagi läbi välismaa, et eksport on ikkagi see ja eksport võtab 1-2 aega, et see on see, mis kõikidel ettevõtted peavad aru saama, et kui sul just kohaliku ja mis Euroopa turul, mis on üks asi veel, mis me oleme leidnud LinkedInis hästi, kohalik keel on Euroopas ülimalt oluline, et näiteks kui me teeme müügikampaaniaid, kui me läheme inglise keelega näiteks Rootsi turule ja kui me läheme rootsi keelega Rootsi turule, siis selle vastuste vahe on 2-4 korda, kes nagu annavad tagasi ja kuuled, et jah, see huvitab või ei huvita, et see on ikka väga suur nagu vahe, et see väga oluline on Euroopas on kohalik turg või see kohalik keel. Korra veel nii-öelda teha tagasivaade ajalukku, et kui sa alustasid seda oma teed, kuidas sa üldse oskasid nii-öelda kuhu poole minna või kuidas sa alustasid, kas sa käisid ise mingitel koolitustel, kas LinkedIni kurudel on nii-öelda võimalik saada mingi sertifikaat kuskilt, et sa saad öelda, et ma nüüd olen LinkedIni kuru, et kui keegi tahab kuulajatest kas või ise hakata LinkedIni kuruks vol 2 nii-öelda? Ja ma arvan, kuru on palju öeldud, ma ise ka nagu tean natukene, aga mitte palju on ju. LinkedInil endal on nii-öelda see learning programm, kus sa saad teha mingisugused õppematerjalid läbi, et need premiumi funktsioonid, seisnavigaatorid ja need asjad üle vaadata, aga sükest eraldi sertifikaati ei anta, ja mina ka nagu seda ei anna vaata. Põhimõtteliselt oligi, mina vist kuskil 3 kuud või 2 kuud vaatasid nii palju YouTube'i videoid ja kõiki üle ja läbi ja kui palju sa nagu näid, pluss enda kogemused ja siis ma mäletan 2019 sügisel ma tegin esimese avaliku koolituse, mis oli täitsa tasuta ja me tegime selle Tehnopolis ja sinna tuli kokku mingi 140 inimest, mis oli nagu kõige suurem üldse, mis neil oli, et siis oli näha, et huvi on olemas ja siis sealt vaikselt hakkas pihta, aga mul läks ikkagi mingi 6 kuud aega, nagu esimene klient oli maksev klient, et see oli päris väljakutsuv ja ega ma ei teadnud, ega ma siiamaani, et otsin ja vaatan, et kuidas läheneb kogu aeg, mis ma olen õppinud, et tuleb adapteerida vastavalt olukordadele ja olla huvitatud ja uurida juurde. Ja näiteks ma näitena lihtsalt, et meil tuli eelmine aasta veebruaris tuli praktikant, kirjutas mulle, kuule, et Indrek, et nägin siin koolitusele, ta väga äge, mis teed, et ta lõpetas 11. klassi, siis ta käis 11. siis ta käib 12. ja siis ta tuli, tegi paar kuud, ma andsin talle mingid asju, tegi väga tore, siis kuule, ma tahaks natuke rohkem õppida, ma andsin talle materjale ja siis ta ise õppis, ma suunasin teda natukene ja siis 3 kuud hiljem ta juba tegi meil siin müügikampaaniaid ja asju, nüüd ta tänaseks haldab, ma ei tea, 12 erinevat LinkedIni profiili, pluss on teinud e-maili kampaaniaid 3-4 ettevõttele ja käib
ja on paar 3-tunnist LinkedIni koolitust ise ka maha müünud juba ja ta on 18 alles, et selles suhtes, et on, noh, kui sa tahad õppida, võimalusi on, aga sa pead, see ei tulnud tal lihtsalt, aga praegu ta toimetab ja mul on üks Saksa partner ka, kellega ta teeb ja Saksa partnerite nii-öelda ideaalkliendid hakkavad 100 miljoniste käivete ettevõtetega ja tema ehitab neile müügitunneleid emaili ja LinkedIniga, et see kõik on nagu juhtud siin alla aasta, et noh, kõik on võimalik, et kuidas see kõik asi nagu tööle läheb või noh, toime tuletab, seda paistab, aga jälle võimalused on olemas, et kes iganes tahab, need leiab üles võtta. Natuke mainisid ka, aga just teie klientide tagasiside, et kas see on olnud niimoodi, et vau, et miks ma juba varem seda LinkedIni kasutusse ei võtnud, et need tulemused, ma ei tea, müügitulemused märgatavalt paranesid, et millist tagasisidet olete saanud? Igasugust, et selles suhtes see ikka väga palju on ka kliendist ja on ka sellise tagasiside, et vau, et see üldse ei tööta, et olemegi 2-3 kuud teinud ja see sihtrühm ongi väga keeruline olnud ja ta ei tulegi tööle, aga praegult näiteks ühele teisele koolitusettevõttele me oleme novembri algusest teinud koostööd ja nad ütlevad, et on viimased aasta aja jooksul 50 000 eurot turundusse pannud ja LinkedIn on number 1 kanal, kus ja see on LinkedInile nad panid vähem kui 2000 vaata ja sealt me oleme vist 2,5 kuuga neile 24 potentsiaalset klienti loonud, et see hästi palju oleneb ikkagi, sõltub ettevõttest ja mida sa müüd ja kui me oleme ja noh, näiteks kui me Taanis teeme praegu ühele Taani inimesele, ta on saanud 1,5 kuu jooksul 6 face-to-face kohtumist läbi LinkedIni, aga ma ei tea, kui palju müüki tuleb, puhtalt sellepärast, et kas ta suudab ise close ida, et me lähme väga nagu case by case nagu juhul, aga eestlased tavaliselt ei ole eriti, kuidas ütlen, sellised vau, et ma oleks ammu teinud, et nad on okei, tore, tuleb midagi, see on juba meie jaoks juba väga-väga hea vaata, kui nad näevad, et midagi vaikselt tuleb ja see töötab, aga see on hästi oluline, nad peavad ise ka investeerima oma aega sinna, et midagi tuleks. Et see on hästi oluline. Ja no lisaks sellele, et sul on väga hea profiil, peab ikka tegelikult ka sisu olema. Vahet pole siis, kas sa oled nagu inimene või ettevõte. Sisu ei pea olema alguses, kindlasti mitte. Ma mõtlen nagu selles mõttes, et sa pead olema hea, noh, et sa saad kirjutada enda kohta nii või naa. Ja vaata, see ongi see, et sinu profiil peab selle informatsiooni edasi andma, kes sa oled, mis sa teed, mis on sinu nagu saavutused taustad, et see taust oleks siuke, et vau, okei, väga ja LinkedInis on ka see, et sa saad küsida soovitusi teiste inimeste käest, soovitusi enda kohta teiste inimeste käest ja neid soovitusi võiks vähemalt 5-6 tükki olla, sellepärast ongi see, et mina võin kirjutada, et ma olen LinkedIni kõige kõvem spetsialist, aga kui mul ei ole ühtegi soovitust või keegi ei ütle, aga mul neid soovitusi õnneks on paar tükki antud, on ju, et seal on juba kirjas, näed, et Indrek tegi meile seda, oli ülihea, saime niimoodi ja need juba näitavad ära, et selle usalduse ja siis on tegelikult see, et kui sa ehitad oma võrgustiku, sa lisad neid inimesi, kellega sina tahad suhelda, kellega sina tahad olla ümbritsetud ja sa kirjutad need sõnumid mõistlikult ja seal ongi see, et 100 kutset saadad, 20 võetakse vastu ja 3 tükki vastab, et see on täiesti okei, see on väga okei tulemus. Et see on lihtsalt see järjepidevus, mis tuleb ja sealt tulebki kogu see asi pihta ja selleks ei pea su sisu olema. Sisu loomulikult aitab, väga palju aitab, aga see esimesed testimiseks 2-3 kuud läheb aega, siis kui sa saad aru, kas LinkedIn töötab minu jaoks või ei tööta ja siis ongi see, et näiteks kui inimesed vastavad sulle midagi, ütlevad ei, aitäh või praegu ei ole huvi, vaata seal hakkab sisu väga palju mängima, sellepärast et need, kes täna ütlevad ei, kui sinu sisu käib, sest kui mina võtan kellegi ühe teie kutse vastu, teie näete minu järgmisi 3 postitust. Kui teie panete minu ühe postituse kas like'i või kommentaari või midagi sellist või te loete seda natuke pikemalt, siis LinkedIn saab aru, ahah, Indrek tegi sisu, mis sind huvitas, siis ta näitab seda veel ja nüüd see on jälle turunduse statistika 7-9 korda peab üks inimene nägema sinu sisu ennem, kui ma sind usaldama hakkan. Ja nüüd, kui inimene käib korra kuus LinkedInis, noh, mis see tõenäosus on, et iga kord näeb sinu sisu, on ju, noh, et ikkagi aasta aega võib see teinekord see sükkel olla, et aha, nüüd ma alles tahan vaata. Ja seal ongi järjepidevus tuleb mängu ja see on see, mille eest, noh, ma tean, et USAs, turud on nii erinevad, et USAs on isikliku profiili halduse ees, kui sa teed sisu, hinnad hakkavad $3,000 kuni $10,000 kuus. Euroopas on kuskil siuke 2,000 kuni 7,000 kuus, mis on siis nagu võetakse selle eest, et ma kirjutan sulle sisu, ma lisan sulle inimesi ja ma nii-öelda kirjutan ka kommentaare sinu eest. Ja see on summad, mida maksaks hea meelega, sellepärast, et see väärtus, mis LinkedInis tuleb, on, noh, et aga see siuke summasid maksab, see ongi jälle see koht, kus sa pead välja valima, et sinu nagu toode peab seda tagasi maksma.
et kui sa müüd ühte hambapasta tuupi, siis nagu see läheb liiga kalliks. Aga kui sa müüd, sul on tehas, mis müüb konteineritega, siis see on väga odav. Ja samas, kui sa teed nagu värbamist, sa värbad inimesi, kelle mingi aasta palk on võib-olla mingi 40, 50, 60 000 eurot, on ju, ja sa investeerid näiteks, sa 40 000 investeerid, võib-olla see ei ole nii palju isegi, 25 000 investeerid aastas oma LinkedIni isikliku konto nagu tööshoiduks ja sa leiad vähemalt 2 inimest aastast läbi LinkedIni. Sa oled tegelikult juba põhimõtteliselt juba, värbajatel oleneb palju sa maksad, on ju, aga sa võid juba olla nagu täitsa nullis, vaata, ja sealt juba edasi läheb plussi, vaata, aga see on jälle, oleneb väga palju valdkonnast, et ma ütlen, see ei ole kõigi jaoks ja minu soovitus on ka see, et kui sa tunned, et see LinkedIn ei ole sinu jaoks ja see ei ole seal aktiivne, siis tegelikult lihtne on 2 võimalust, kas tee oma konto korda või kustuta ära. Et sul ei ole vaja kontot, kui see on siuke, mis mitte midagi ütle sinu kohta, neid kontosi ma olen väga palju, siin on isegi mõne väga suure börsiettevõtte tegevjuhtidel on niimoodi, et ta on selle ettevõtte tegevjuht, aga tegelikult tuleb välja, et ta töötab hoopis teises ettevõttes, et see tekitab veel segadust, et siis tegelikult sul, et näha on, et ei kasuta. Kustuta ära, sul ei ole vaja seda, et saab kodulehelt kogu selle info kätte, et palju lihtsam on, kui sul konto on korras, usaldusväärne ja isegi kui sa ei kasuta seda üldse, aga ta sul on vähemalt nagu selle ettevõtte nii-öelda või selle nagu su koduleht ettevõttel. Ta töötab sinu eest, et inimesed guugeldavad 90% inimesi, 95% inimesi guugeldavad sinu nime enne, kui nad kohtuvad sind ja LinkedIni konto on top 3, mis välja tuleb. Kui sa ei ole rohkem meedias või blogi pidanud või niimoodi, et aga enamus kordadel on LinkedIni kontos ikka top 3, mis välja tuleb. Aga sina kui koolitaja, mis on kõige suurem saavutus või mis on kõige suurem ettevõte, kellele te olete nii-öelda oma teenust pakkunud, et mille üle on endal ka pärast, et ei saa magamagi jääda, et kuidas me nüüd sellega hakkama saime? Siin on mõned, keda ma nimetada ei tohi, aga kõige suurem, mida ma tohin, on Microsoft ise. Et me tegime Eesti Microsoftiga koostööd alguse poole, et see oli nagu super äge, et Microsoft, kes on LinkedIni omanik, võtsid meiega koolitajaks ja me tegime paar koolitust läbi, et see on üks ja siis siin on veel paar siukest suuremat ettevõtet, aga siin ühte ma ei tohi mainida. Seda kõik teavad, aga see on jah siuke, et super äge ja sealt tuli hästi positiivne tagasiside ka. Millest sa nagu unistad ettevõtte juhina, et kas on mingi unelmate klient või mida te tahaksite saavutada oma B2B growth'iga? Ikka on. Unem on see, et ma saan sellised ressursid, et ma saan võtta tegevjuhi ja ma saan ise nagu teha tööd siis, kui ma ise valin ja mitte, et ma tahan ära minna ettevõttest, aga ma saan ehitada ettevõtte sellise, mis töötab ilma minuta. Et see on üks nagu suurimaid unistusi selle ettevõttega ja selleks on lihtsalt vaja nagu lisaklienti juurde ja süsteemid luua. Et see on, aga mida üldse ma tahaks, et unistus on see, et Eesti ettevõtted hakkaksid rohkem mõtlema 2-4 aastat ettepoole. Et kui fakt on see, LinkedIn neil on enamusel alati vaja. See, kas alustada täna või 2 aasta pärast, sest kui täna alustate, siis olete teistest nagu 2 aastat juba ees ja toimetate, et mida rohkem aega läheb selle alla, seda kuidas ütlen, raskem on käivitada sellepärast, et ka LinkedIn muudab algoritme väga palju. LinkedInis tuleb seda tasulist reklaami, nagu Facebookis praegu on need postitused väga orgaaniliselt levigi. LinkedInis hakkab ka see siin aasta 2-3 pärast see kindlasti mõjutama. Et seda keeruliseks läheb ja seda suuremad eelarved on vaja nagu panna siin alla. Ma viimase küsimusena küsin seda, et lihtsalt oletuslikult, kui kaugel Eesti on kõikide oma ettevõtetega sellest, et me oleksime LinkedIni mõtles rahuldaval tasemel riigina? Ei, mul on seda väga raske nagu öelda ja ma ei taha kellegi nagu ka, ma loodan, ma tänase teemaga üldse kellegile pahameelt ei teinud, et see mõttes, et seda mul raske öelda. Lihtsalt, mida ma tahan julgustada, vaata ettevõtted on üks asi, aga teine asi, inimesi tahan rohkem julgustada, et hakake oma kogemusi jagama LinkedInist, hakake oma ekspertiisi välja näitama, hakake suhtlema, ärge karke nagu inimestele siukseid algus isegi neid lihtsalt aitäh ja aitäh, et jagasid või siukseid kommentaare panema, aga see, mis ma näen nagu Rootsis ja Taanis ja Saksamaal ja iga pool, et inimesed sealt tuleb nii palju ägedaid kontakte tuleb lihtsalt, et kui sa oled ise nagu aktiivne ja laske lahti sellest, et mis siis, kui ma ei ole piisavalt hea, et kõikidel inimestel on väga ägedad taustad, väga ägedad nagu kogemused ja kui sul ei olegi, siis loe, mis teised kirjutavad ja pane oma mõtted sinna juurde, et seda suhtlust aktiviseerida, sest see annab hästi palju võimalusi, sest hästi väga lihtne näide, see mul üks sõbranna, kes on väga tugev Skandinaavia maa riikide nii-öelda tunneb neid asju ja nüüd ta hakkas
3 kuud tagasi hakkas või 4 kuud tagasi hakkas LinkedInis aktiivselt postitama, 2 kuud, natuke aega postitas ja siis Taanis üks investeerimisettevõte võttis temaga ühendust ja nüüd ta on neil selles investeerimisfirmas advisor ja kolib Rootsi ja läheb, Taanis hakkab toimetama ja lihtsalt, et läbi LinkedIni postituste leiti kuidagi üles, et et täiesti lambis, täiesti see ja kõik see, mis ta kirjutas, kõnetas, et mitte kunagi ei tea, kus võib mingid uued võimalused tulla, et olge lihtsalt julgemad, et see vigu te teete niikuinii, et see on see mindset, mis ma soovitan, vigu te niikuinii teeme, laske lahti ja proovige ja sealt muud moodi ei õpi. Vot, aga selliste heade soovidega võib-olla ongi paslik meie tänane saade lõpetada. Palju edu, Indrek! Aitäh! Palju julgust siis ka kõikidele inimestele, kellel võib-olla veel LinkedIni profiili pole ja ka ettevõtetele, et kasutage seda siis julgelt ja küsige abi, kui ise ei oska. Aitäh ka kõikidele Ärikäigu kuulajatele ja kuulmiseni juba nädala pärast. Ärikäik.